Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 18. veebruar on käes ja Digitunni saade alustab. Ennelõunane aeg. Tervitame kõiki kuulajaid. Hans Lõugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist Geenius.ee on stuudios ja meie tänased teemad on sellised. Vahelduseks väga aeglasele aasta algusele tundub, et kiired ajad kätte jõudmas tehnoloogiatööstuses ka. Sel nädalal algab Barcelonas Mobile World Congress, suur mobiilimess ja 1, 2, 3, 4 asja on meil juba teada, mis seal on välja tulemas, Samsung ja volditavad telefonid ja nii edasi, nii et sellest me räägime. Ja Apple küll seal messil midagi välja ei too, aga natuke on juba lekkinud, et vaatame ette, mida põnevat Apple'ilt võiks sel aastal müügile tulla. Selgus ka põhjus või vähemasti üks põhjuseid, miks Tele2 äsja oma hindu alla lasi ja tõi välja uued odavad paketid. Programmeerima õppimine on imerohid, ilmselt kõik teavad seda. Räägime ühest uuest meetodist, kuidas Eestis püütakse lapsi saada programmeerima. Kui Apple'i teema on juba selles saates kajastatud, siis kindlasti ka meie teine lemmikteema paroolid saavad kajastatud ja jälle on halbu uudiseid. Ja siis räägime võib-olla veel paarist toredast väiksest uudisnupust. Digitund. Nädala lõpus algab Barcelonas siis mobiilimess Mobile World Congress ja esimene teema, mis mul saatefailis vastu vaatab, on Samsung Galaxy S10 ja mul tuleb meelde, et me mitte väga ammu siin saates rääkisime sellest ja siis hakkasin mõtlema, et huvitav, kui palju on võimalik rääkida telefonist, millest ei ole eriti midagi rääkida ja kus nii tehnoloogia ajakirjanikel, kui ma arvan Samsungil endal on tunne, et aga samas nagu peaks rääkima, nii et katsume siis leida mõned minutid ja rääkida veel sellest telefonist, millest ei ole midagi rääkida või on või? Mõnes mõttes on rääkida, sest et mida aasta edasi, seda rohkem infot uute telefonide toodete kohta lekitatakse ette välja, et ikkagi inimesed juba ette tunneks suurt elevust. Ja selle kohta on umbes kõik välja lekkinud. See lekkida on. Kuni ekraani suurustini välja. Ühesõnaga tuleb 2 telefoni, nagu ikka S10, S10+. Ja mõlemad on ikka päris pirakad. See on tavaline juba 6,1 tolline, nii et telefonid on väga suured, S10 Plus lausa siis 6,3 lolli on see ekraan ja eks nad näevad välja sellised, kus ekraan on, ekraan ongi üks telefon, mingisugused kodunuppe või asju enam ei ole, aga ei ole ka sellist seda naga või mingisugust konksu, mis on Apple'i telefonides ja mida nüüd eelmine aasta kõik peaaegu teised telefonitootjad järgi tegid. Samsung S10 näeb piltide pealt, mis on nüüd lekkinud välja, väga ilus, moodne ja väga suur telefon. Ja paar huvitavat asja on siiski välja kaevatud selle kohta. Ma lugesin hommikul artiklit, ma ei mäleta, mis väljaanne see oli, aga nad olid kurja vaevanud, et leida originaalne lähenemisviis ja see artikkel oli umbes selline, et Samsungil on mega suur probleem. Ja see kohe on nii suur probleem, et sellest kohe ei tahagi keegi rääkida, aga näete, et meie kaevasime see välja. Kõlab hästi juba. Kas sa oled lugenud seda? Ma mängime sellist viktoriini mängu. Mul juba on põnev. Nii, Samsung S10 ei ole taga küljel sõrmel ja lugejat. On, eks ole, vist minu meelest ka piltide pealt on näha, ei tundu, et peaks olema ekraani sees, nagu teatud telefonid on seda ju praegu ka sellised, eks ole. Nii, nüüd sellega seoses tuleb välja, vist on esile kerkinud üks üsna ootamatu probleem. Kas sa oskad arvata, mis see on? Mida ei saa kasutada telefonil, kus sõrmel ja lugeja on ekraani sees? Mida paljud inimesed oma telefoni külge panevad? Sinna ei saa panna seda ekraanikaitse ja kile. 10 punkti. Sest sa paned kile sinna peale ja siis ta ei tööta, väidetavalt ei tööta. Ja mingisugust head rohtu ei olegi nagu välja toodud. Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga loogiline on, et vastab. Ei ole proovinud, sest ei ole S10 käes hoidnud. Aga on siis leitud nüüd üks asi. Tõesti. Ja telefon pole veel väljaski on ju, juba on. Vee peale tõmmata. Ja teine huvitav asi, mis mulle silma hakkas kuulujuttudes, on see, et Samsungil sellesse S10-sse on tagurpidi juhtmevaba laadimine väidetavalt sisse ehitatud. Ja mõte on minu arvates väga hea. Mõte on see, et kui sul on juhtmevaba laadimisega lisaseadmeid,
tüüpiliselt ma arvan, see saab olla nutikell või näiteks kõrvaklapid, mis on need täiesti juhtmevabad kõrvaklapid, mis nagu AirPodid või Samsungil endal on ka sellised, mis käivad karbikese sisse, siis seda karbikest peab ju laadima, aga mõte on siis selles, et sa võtad oma selle lisaseadme ja mitte ei pane talle juhet külge, kui sul on vaja lisaseadet laadida, vaid paned ta telefoni peale. Ja siis tagurpidi juhtmevaba laadimine laeb telefoni akust siis sinu seda lisaseadet. See on huvitav mõte ja see on sama asi, mida Huawei püüdis teha oma eelmise sügise selle Mate 20 Proga, kus on see tehnoloogia sees põhimõtteliselt, aga hirmus aeglane. Korra proovisin seda kasutada ka ja ta mingit kontakti sai, aga väga aeglaselt. Aga see töötab siis ja sellele mõte siis, kui telefonide akud on nii head, on ju. Et sa laed hommikul telefoni täis ja sealt elektrit jääb veel ülegi, energiat jääb ülegi, et sa päeva peale saad oma siis kella või seda laadida. Ja kui see siis töötab niimoodi tõesti, et see annab ka mingit kiirust, mitte ta ei lae 1% tunnis. Jällegi, minu arust on selline asi, Huawei puhul ma tahaks näha seda, et Huawei tegi ära selle, et nad panid selle kirja telefoni omadustesse, aga praktikas ei ole nüüd näinud, et see päriselt kasulik oleks kellegile, et kas Samsung suudab selle tööle panna niimoodi, et Ma ise mõtlen, et kui see normaalselt töötaks, siis ütleme olukorras, kus sa keset päeva avastad, et sul on, ma ei tea, kõrvaklapid tühjad või nutikellas on liiga vähe energiat, sul ei ole seda laadijat kaasas, sa ei viitsi hakata, pöörad telefoni teistpidi, paned selle sinna peale, laed, ma ei tea, tunnikese või ma ei tea, kaua seda peab laadima, aga see on tõesti, kui ta tuleb sinna S10-sse, kui ta töötab normaalselt, kui need juhtmevaba laadimise standardid on ka sellised, et sa ikkagi saad laadida, õnneks vist teoorias vähemasti peaks see Qi olema ju ülemaailmne, et saab näha, aga selline asi ka. Nii et Samsungist me vist praegu rohkem rääkida ei ole, aga välja arvatud üks uudis, mida nad ei tee enam, mida nad siis USA turul välja ütlesid, nad ei tee enam uusi Blu-ray mängijaid. Ja teatasidki, et uusi 4K Blu-ray mängijaid ei ole kavas enam USA turule välja tuua. Ja see on ka natukene selline segane uudis, aga tuletame meelde, et üks teine suur tootja Oppo teatas seda juba peaaegu aasta tagasi, et nemad ka tõmbavad sellest businessis ennast välja. Muidugi Blu-ray, ma ei tea, kui kiiresti need Blu-ray tehnoloogiad seal üldse arenevad tänapäeval ja kas üldse, et põhimõtteliselt on võimalik, et Samsungi need mudelid, mis täna on, võivad veel seal, ma ei tea, 8 aastat võib-olla müügil olla. Jah, muidugi see on mõnes mõttes tundub naljakas, et mis me sellest vanast tehnoloogiast räägime, et ongi aeg ära kaotada, et vaatame kõiki streamingu teenustest, aga on mingisugune nišš, mingisugune selline eluviis, mida see päris palju mõjutab. See on see, kui sa oled millegi fänn ja tahad koguda seda asja. Ja sa põhimõtteliselt, sa teoreetiliselt saad osta endale nendest streamingu teenustest mingi filmi ja oled kogud, ma ei tea, 9 osa Star Warsi filme ja siis, ma ei tea, vaatad neid kord aastas. Aga kettabal olevat asja saad sa viia suvilasse kaasa, seal vaadata, viia sõbra juurde midagi teha, mida see streamingu teenusega ei saa teha. Ehk siis see suurt osa inimesi meid ei mõjuta siuke asi, et Blu-ray'd vast ei saama osta ka ja uusi ei toodata. Aga mingit osa inimesi jääb kindlasti väga vihale. Jah, seal pildi kvaliteedi osas endiselt ka kindlasti Blu-ray'l on eelis, sellepärast, et need, ütleme, see 4K pilt, mis sulle tuleb läbi streamingu teenuse, on täitsa, on väga kõvasti pakitud. Ja see, kes ikkagi viimast tahab saada, see info-hulk, mis Blu-ray plaadi peal on, see on kordades suurem kui see, mis läbi streamingu teenuse tuleb, nii et see ei ole minu jaoks väga tuttav maailm, aga ma mõistan inimesi, kes tõesti seda viimast tahavad saada ja otsivad mingit pakkimisartefakte taga ja nii edasi, et respekt nendele inimestele, te ajate õiget asja, ma arvan, ja lihtsalt tekib võib-olla mingi vaakum, et kuni need streamingu teenust järgi jõuavad, aga muidugi see, et Samsung ei too enam uusi 4K Blu-ray mängijaid välja, see, et Oppo ei too, see kindlasti ei tähenda, et maailmas saavad 4K Blu-ray mängijad otsa, et kuskil on mingisugused firmad, kes neid jäävad väga pikaks ajaks tegema ja tõenäoliselt igavesti. No vaadame, mis vinüülimaailmas toimub, see tähendab, et inimestel on mingi iha selliste asjade järele, mida kohe katsuda. Nii et tehnoloogiaga on juba niimoodi, et ma arvan, et kui sul või mul tekiks täna vastupandamatu soov osta endale kiviheitemasin, siis küllap me kusagilt selle leiame, et kusagil maailmas toodetakse kiviheitemasinaid ka endiselt. Aga teeme siia pausi ja siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, Hans Lõugas, Henrik Roonemaa ja vaatame sinna Barcelona poole veel. Kui me lõpetasime eelmise lõigu sellega, et mida ei tehta, et Samsung ei
kavatse väidetavalt enam teha siis uusi 4K Blu-ray mängijaid ja võib-olla ka 1080p Blu-ray mängijaid, siis LG on tulnud välja mõttega, et nemad ei tee lähemal ajal volditavat telefoni. Küll plaanivad nad välja tuua oma esimese 5G telefoni. Ma ei tea, kas seal Barcelonas või nad alustavad näiteks Koreast, see ei ole veel teada, aga LG-lt 5G telefon on tulemas. Aga LG juht on andnud intervjuu ühele Korea lehele ja öelnud, et selle tehnoloogia jaoks on selgelt liiga vara. Et nad on aastaid seda teemat uurinud, et neil tehnoloogiline valmisolek on olemas ühel hetkel ikkagi ja seda tuua, et nad tegelevad nende toodetega, aga et täna ei ole asjad ikkagi nii kaugel, et oleks võimalik mõtet mingisuguse volditava telefoniga siin vehkida. Tead, see on väga tähtis uudis, sest et kes seda ütleb? Seda ütleb LG. Ja kui kedagi peaks usaldama ekraanitehnoloogia osas, siis on need 2 tükki Samsungi ja LG. Ja kui LG ütleb, et liiga vara on, siis ma arvan, et see on väga suur tõepõhi all. Ja üldse ma tahaks praegu, mis on 18. veebruar meil on ju, me oleme just seal maal, kus tegelikult me ei ole ise ühtegi telefoni oma silmaga näinud, aga kõik lubavad kuulutada välja, kes siin on, Huawei lubas teha, Samsung, mingisugused teised firmad veel. Ma väidan praegu, võib-olla ma söön oma sõnu, aga väidan praegu, et see kõik on see turundus ja marketingi tsükkel on läinud selliseks, et keegi ütles välja, siis teised tulid kaasa ja on hakanud võistlema üksteisega turunduses ja tegelikult see tehnoloogia ole valmis, sest et kuulsin siin eelmisel nädalal Huawei esindaja käest, et ega see Barcelonas näidatav telefon, see ei tule meie turule. Ehk siis Huawei toob välja volditava telefoni, mis võib-olla tuleb müüki kuskil paaris linnas maailmas. Samsung lubas välja tuua volditava telefoni, mis ei tule müüki mujal kui Lõuna-Koreas. Ehk need on sellised demo, prototüüp, turundusmaterjalid põhimõtteliselt, mida püütakse üksteist üle trumbata, aga LG julges välja öelda tõe, et tegelikult ega me tarbija toodet ei näe. No siin, kui sa juba ütled, et on turundus, siis tõepoolest, et välja on ujunud ka üks selline mobiilitootja, keda me Eestis aeg-ajalt oleme näinud, nad on proovinud turule tulla ja ma täna ei teagi, kas nad on kuskil müügil või ei ole, aga see on TCL, ehk siis TCL, mis on väga suur Hiina tootja, millest meil kontoris näiteks on TCL-i telekad äkki või? No küll, jah. Ja nende üks bränd, mille nad on endale kokku kahmanud, on Alcatel. Ja TCL on ju tegelikult firma, kellel väga palju kaubamärke. Väiksed brändikesi, jah. No see Hiina firmade seas oli vahepeal väga popp neid vanu Euroopa brände ja mitte ainult Hiina, vaid ka näiteks Türgi ja sellised firmad, et kellest sa midagi ei tea, et nad kleepisid selle brändi endale külge. Aga nemad on küll välja tulnud jutu ja põhimõtteliselt kontseptiga, kus telefon muutub käevõruks. Et ühesõnaga, et sa hakkad oma telefoni kandma ümber oma randme ja tegemist on siis selle volditava telefoniga ja see mõte on selles mõttes nagu huvitav, et mis on täna selle volditava telefoni probleem on see, et nad on ikkagi väga paksud ja kui sa kavatsid, kui sul on ettekujutus, et sa voldid oma telefoni kokku nii, nagu sa voldiksid paberilehte, siis see ei ole see. Et reaalsus on see, et sa voldid oma telefoni kokku nii, nagu sa voldiksid ühte väga paksu papilehte. Et see, mis sa saad, on lihtsalt 2 korda paksem asi. Et siis, kui sa ei pea voltima seda asja, nagu TCL-i selline idee või kontsept on, vaid sa lihtsalt paned ta ümber randme, et sa mitte ei voldi, vaid sa painutad teda. Siis see natuke juba aitab edasi, ma ütleks. Et on ja tekib ka koht, kus seda kanda, aga ma ei kujuta ette, mis selle asja kaal on. No võt jah, see, mis sa räägid. Et sul on ikka mingi 200 grammi nagu randme ümber kogu aeg. Võib-olla see on selline luksusaksessuaaride turul, kus sa kannad käe ümber mingit kuldvõru, mis on ju ka väga raske, et siis sa kannad selle ümber TCL-i telefoni. Ma ei tea, kas see väga luksus nagu sõnumit saadab. Aga... Jah, või et sa pead enne käima korralikult jõusaalis pool aastat ja siis sa saad selle telefoni endale randme peale panna ja siis su käed ei ole õhtuks väsinud. No ei tea. Ei ulmekirjandused, ulmefantaasiad kõlab väga kihvtina ja loogilisena, et sa painutad ümber oma keha, käe või jala millegi, siis tõmbad laiali. Aga kas me 2019 aastal seal oleme, siis... oleme skeptilised natuke. Tead, mina olen ka nii vana tehnoloogia ajakirjanik, et mulle hakkab kõik see meenutama midagi. Ühte sellist asja, perioodi, mida ma olen juba näinud. Ja ma ei tea, kui suured need sarnasused siin on, aga ma mainin ära, et kunagi oli see aeg, kui Nokia tõi välja igasugu hulle kontsepte. Ja mingi periood oli, kus Nokial oli neid plastmassist mulaaže, oli minu arvates vaata, et rohkem kui tooteid, et kogu aeg nad
tõid ajakirjanike ette mingisuguseid ideid ja saadeti mingid pilte tuleviku kontsepttelefonidest ja see oli selline periood, kus oli kahe tehnoloogia vaheline auk, et nuputelefonid olid juba selgelt liiga vanad, aga nutitelefoni ei olnud Steve Jobs veel teinud ja siis Nokia kulutas aega igasuguste ideede ja kontseptide ja ma ei tea võistluste, mis neil kõik olid. Et natuke see painduvate ja volditavate telefonide asi meenutab mulle praegu sellist, et kõik saavad nüüd järsku hullata mingisuguse uue asjaga, et tunne on, et tulevik on seal ja tõenäoliselt tulevik ongi seal, aga et kes munas välja sellega nüüd suudab reaalselt tulla, me ei tea. Aga millega väidetavalt tullakse reaalselt välja on 16-tolline MacBook Pro ja 32-tolline 6K monitor, mida Apple on vist turule toomas. Jah, Apple'i jutud nagu ikka on sellised, et ega me tõepõhja ei tea, kui sügav see tõepõhja on, kas on olemas või mitte, aga väga siukse hea sellise ajalooga analüütikuks on nüüd oma allikatest tulnud info kokku pannud, et uus suur MacBook tuleb. Tegelikult oli ju suuri MacBook Prosid vanasti tähendab siis, mis oli 5 aastat tagasi, vist lõpetati eelmise tootmine ära, mis oli 17-tolline suur sülearvuti ja nüüd lubab kuulus Ming Chi Kuo, kes ei ole Apple'i töötaja, aga väidab, et ta teab kõike, mis Apple teeb. Et 16,5 tolline uus MacBook Pro tuleb, mis on väga huvitav mõte selles, et ta muidugi väidab, et see tuleb uut sorti nagu kere disainiga, mis on kahtlane, et sest just hiljuti ju Apple läks üle oma sülearvutites selle õhema klavatuuriga disaini peale üle, aga tema ütleb, et nüüd tuleb suurem mudel, sel aastal hakkab see jõuab poodi ja mul nagu raske näha sellist loogikat seal taga, et kui Apple teeb väga häid samme sinna, et seda kõige magusamat sülearvuti turgu, kus on praegu uus MacBook Air, tegelikult on ju seal väike MacBook, mis on selline väike ilus luksus ja võib-olla mitte väga jõuline. Ja siis on natuke suurem MacBook Pro, et minna veel nüüd suuremaks, et sul on ligi 17 oli see ekraaniga sülearvuti. No ma ei tea. Võib-olla kindlasti on inimesi, kes seda tahavad, aga kas see on see, kus on siis nõudlus selline, et seda raha nagu tagasi teenida? No seal on üks huvitav küsimus on, et vaata praegu on hästi moes on need sisuliselt ilma servadeta ekraanid, mis on teinud võimalikuks, ütleme, 14-tollise ekraaniga arvuti surumise aste väiksemasse kesta. Et kui vaadata ka praeguste MacBook Prode ekraane, et siis need servad on seal ikkagi täitsa olemas. On, jah. Ja ma ei tea, ei ole joonlauda kätte võtnud, aga ma arvan, et see arvuti ise ei pruugi tulla üldse nii palju suurem, kui me ise arvame, et juhul, kui nad suudavad nüüd täiesti sellise servast servani ekraani teha, et sa saad tolle juurde, aga arvutimõõt jääb samaks, mis on väga, väga teretulnud lahendus, nii et eks näeb. Aga ma arvan, eks põhiline küsimus, mis inimestel ikka keelel ja meelel on see, et kas nad oma nende klaviatuuridega teevad midagi või ei tee. Et YouTube pakub mulle neid videosid praktiliselt ikkagi iga päev, kui ma YouTube'i lahti teen, siis keegi on jälle kurvalt teinud video sellest, kuidas tuleb sinna mitu E-d ja mõnikord ei tule R ja siis tuleb 3 tühikut ja et minul ei ole seda uue põlvkonna MacBook Prod, aga mulle tundub, et see probleem on endiselt ikkagi väga olemas. Ja mul ka ei ole ja mul on tekkinud tunne, just nädal aega tagasi kohtusin ühe inimesega, kes mõtles, et nüüd mul on aega osta uus arvuti ja ostis uue MacBook Pro ja see hakkas naksuma. Lihtsalt teeb suure plõksu, mis kajab toas vastu aeg-ajalt ja hooldus muidugi ei ütle midagi, sest hooldus viies ei plõksu. Aga probleem on selles, et need uute MacBook Prode puhul on üleüldine töökindlus on nagu kahtlusel. Võib-olla siis Apple võtab selle osas midagi suuremat ette. Mida veel sama analüütik ütles uute telefonide kohta, uued iPhone'id peaks aasta tulema. Eelmine aasta tuli 3 tükki, XS, siis suurem, XS Max ja XR. Ja X toodi ka tagasi müüki muide. Tõsi, jah? No, see on nagu ja vähendatud hinnaga, et seal neil tekkis võimalus natukene seda hinda maha saada, mis neile probleemiks on olnud. Hind on jah, ja tema ütleb, et tegelikult samad 3 tooteliini jätkuvad siis, et XS-ist, XS Maxist ja XR-ist kõigist tuleb uus versioon, peamine on siis veel kiirem ja parem näotuvastus, parem aku, parem mingisugune korpus, aga ei mingit revolutsioonilist sammu nagu ei ole. Põhiline küsimus, mul on arusaam, mida inimesed tahaksid näha, et kõigile väga meeldib see uus iPad Pro kujundus, mis on kandiline, selline nagu vanasti oli 5 ja SE, aga et saaks teha õhema ja samasuguse kandilise, et nagu uus iPad Pro, et kas iPhone'id tulevad ka samasugused. Eks näeb, aga meil on aeg teha paus ja siis jätkame.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub. Hans Lugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist geenius.ee siin tehnoloogia uudiseid vahendamas ja vaatamas ning põikame korra Eestimaale ka. Me siin rääkisime, kas oli eelmises või üle-eelmises saates, et Tele2 tuli välja väga jõuliselt uute hindadega oma erakliendi pakettides ja Geeniuses meil kolleegid tegid ka võrdluse ja jõudsid järeldusele, et tõepoolest täna vähemasti hinnakirja hinda vaadates on Tele2 väga paljudes pakettides selgelt kõige odavam ja siis hiljem tuli välja uudis selle kohta, tuli välja numbriliikuvuse statistika uudis, mis kõlab igavalt, aga mis põhimõtteliselt näitas, et Tele2 kaotas eelmisel aastal ligi 13 000 numbrit. Ehk tundub, et on toimumas klientide äraliikumine Tele2-st ja juurde said siis nii Telia kui Elisa. Need numbrid üsnagi maalivad sellise täitsa külmade faktidega pildi selle kohta, miks Tele2 teeb selliseid käike, kus justkui hinnad alla ja tulu kõik meile. Miks neil on vaja sellega tähelepanu püüda? Jah, Elisa sai kõige rohkem juurde ligi 6900 ja Telia sai ligi 6100. Nii et enam-vähem võrdselt nad ära need Tele2-st tulnud numbrid jagasid. Aga minu küsimus see peale oli, mul ei ole täna isegi head vastust, et miks? Mis on see, mis Tele2-st paneb inimesi ära liikuma? Ma ei tea, ma ei ole kunagi Tele2 klient olnud. Täpselt vastust veel ei ole, aga otseselt ju ei olegi. Aga ilmselt kaks asja on. Üks on nagu bränd ja maine. Ma arvan, et see on kõige rohkem inimeste peades. Sest et numbriliselt ja tehniliselt vaadates võrreldes see sama TJTA teeb ka muid analüüse, levi, kiirused, kõik. Sisulist vahet ei ole operaatoritel. Ainuke vahe, mis saab olla inimeste peades ja mis selle asjaga juhtub, mis inimeste peades on nägemus, et näed, Tele2 ei ole see operaator, kus ma tahaksin olla, kuhu tahaksin minna ja teised on. Juhtub see, et see peas olev siis selline mõte, tundmus, see aktiveeritakse telefoni müügiga, milles on väga osavad teised operaatorid. Eelkõige siis peaks olema Elisa, kes on mitu korda öelnud, et meie telefoni müük on selline tugev ja see kasutatakse niimoodi ära, et helistad otse ja teed pakkumised, et te olete ju alati tahtnud tulla meile üle paremasse operaatorisse, nüüd me teeme siukse pakkumised ja saategi tulla. Et see võib olla üks võti, sest et Tele2 telefoni müüki enam ei tee, nad eelmine aasta lõpetasid telefoni müügi ära. Siis mõttes, nüüd me peame vahetama, et mitte, et nad ei lõpetanud mobiiltelefonide müümist ära. Vaid telefoni teeliselt müügikõnede tegemise. Ehk siis sealt, sellest võistlusest nad tulid ära. Aga mulle tundub, ma arvan, et see on üks asi ja küllap Tele2 ja ilmselt ka teiste operaatorite inimesed on seda palju paremini analüüsinud ja neil on andmeid erinevalt minust ja sinust, mida analüüsida. Aga lihtsalt suurt pilti vaadates mulle tundub, et Tele2-l on ikkagi identiteedi probleem natukene. Et see tundub Eesti turul ikkagi tähtis, et mingisugune bränd või mingi imidž või mingi selline teadmine, et kui ma olen seal, siis mida ma saan. Et seda vahepeal oli minul Tele2 kohta ikkagi üsna raske kuidagi öelda, et mis firma see nüüd siis on. Ja ma mäletan aastaid oli nende mantra, et nemad on kõige odavam, saagu mis saab, nemad on kõige odavam ja see oli väga hea selline, väga selge sõnum, eks ole. Ja vist vahepeal hakkas see kuidagi ära kaduma, et nad ei olnud enam kõige odavam, vähemasti mitte kõigis asjades ja nüüd nad on siis tagasi juurte juurde läinud, et saab näha, kas töötab. Tead, ma võib-olla ei peaks seda raadioeetris välja ütlema, aga mis seal ikka, ma ütlen välja. Ma olen võtnud selle lähenemise ja vaatan operaatorid, et aastad on räägitud sellest, et nad muutuvad rumalateks torudeks. Lihtsalt üks kanal, mis annab sulle internetti ja mingit teenust ja midagi muud väärtust seal ei ole. Ja ma hakkasin ükseks selle nagu nurgalt lähenema. Siis ja ei püüa üldse hinnata, et kas see on uuenduslik, mitte uuenduslik, kas nad on targad või rumalad, kuidas nad rumala toruna töötavad, siis ma sain aru, et tegelikult on nagu kõik on väga samasugune Eestis. Levi on sama, teenus on peaaegu täpselt samad, hindadega mängivad on ju, aga kui võtta niimoodi ja jätta emotsioonid kõrvale, et milline firma operaator tundub äge või mitte, siis saab selgeks, et see konkurents käib hoopis mingisugustes kujutlemades, et milline kujuteldavalt on äge firma, aga tegelikult on torud. Jaa, aga näiteks ma toon välja, eelmisel nädalal ma ise intervjueerisin Telia Eesti juhti Robert Pajos ja seal saates ka ta ütles, lihtsalt see on üks näide on ju, et ma küsisin, et kuulge, et kas ei saa nüüd siis panna seda Tallinna rohelist ühiskaarti lõpuks ometi telefoni sisse, et kõik asjad on telefonis ja tuli välja, et kohe tuleb. Ta ütles, et see on meil testimises, varsti toome selle välja
et ikkagi teised operaatorid midagi liigutavad kogu aeg, mingit sellist positiivsust tilgub peale või mingisugust märki või mingit brändi. Ja kui sa seda ei tee, et siis sa lihtsalt jäädki ikkagi kuidagi maha, et sul peab siis ikkagi mingi teine nagu selge sõnum olema. Kuigi ma ei tea näiteks, et ma hakkasin praegu mõtlema, et kas seda Telia M-tasku äppi saab Tele2 klient ka kasutada või? Ma otsest põhjust ei näe, miks ei peaks saama. Tõmbad sealt äppi ja me proovime pärast. Proovime. Tallinnas proovitakse lapsi panna rahaga programmeerima. Sina kirjutasid selle loo, nüüd sul on aeg vastust on. Mis asi see on? Mina ei pane, aga tõesti ma vaatan siin Eestis või hiljuti käivitus üks initsiatiiv on selle asja nimi. Kool on veel palju öelda, aga eelmine aasta lõpus panid Eesti kõvad internetiettevõtjad raha kokku ja astusid haridusfondi. See pani vist 1 miljon eurot, seal olid igasugused Taxify asutajad, Transferway asutajad. Üks internetiettevõtja, kes seal taga oli Risto Rossar, kes on teinud kindlustusettevõtjaid ja tema nüüd siis sealt lähtuvalt on alustamas CodeJaffi nimelist ettevõttest. CodeJaff muide viitab üks ühele CodeMonkey nimelisele keskkonnale, mis ei ole üldse Eestiga seotud, aga on väga lahe keskkond, kus tõesti programmeerimise põhitõdesid proovida, paned selle affi juhtima õigele teekonnale ja andma käske talle. Aga tema, miks see on huvitav, on see, et tema nüüd leidis, et kuidas panna umbes 12-aastased lapsed nagu ära tegema, et sa õpid põhiasjad selgeks programmeerimises, kuidas koodi kirjutamine käib, mis need võtted on, küsis laste käest, mis lapsed ütlesid, et raha motiveeriks. Väga aus on ju. Küsid ausalt, saad ausa vastuse. No see tema programmeerimise õppe on siis alustamas esimest pilooti ühes Tallinna koolis, ma ei tea, hetkele veel vist ei käi, aga mõte on siis hinnakiri on paigas, et seal on nagu üks ülesanne, kus sa teed paar asja ära, selle eest laekub sul 7 eurot. Oota, aga kes see maksab sulle seda? No võt, seda veel raha tuleb kas siis Jumal maksab. Võib-olla on see internetiettevõtjate heateofond, haridusfond, võib-olla saadakse raha kuskilt mujalt, ilmselt ikkagi sponsorid või siis lapsevanemad, kes panevad oma lapse sinna kursusele. Aga teed ära ühe ülesande 7 eurot, kui teed veel nagu 3 tärni peale maksimum, saad 5 eurot boonust ja lõpuks teed kogu kursuse läbi, võid saada 90 eurot, mis ühele lapsele taskurahana on päris kobe summa. Et ma kujutan ette, et see võiks tekitada päris palju vastakaid selliseid arvamusi, et kas see on õige meetod panna last õppima midagi puhtalt rahaga motiveerides, et kas me siis õpetame talle õiget asja. No selle kohta vanasõna ütleb, et pole tähtis, mis värvi kass on, et peaasi, et ta programmeerida oskab. Ja äkki tõesti. Igatahes ei tohi mõtet ju maha trampida, mõte on huvitav, kui palju kui suurelt see tööle hakkab, saame näha ja silma peal. Oota, aga kus koolis nüüd, millises koolis ma pean käima selleks, et ma oleks rikas laps tulevikus? Kui ma aru sain, läbirääkimised käisid 21. kooliga, et hetkel veel vist ei käi, aga esimesed vanemad on oma pundi kokku pannud, mis tahavad tööle panna. No haridusest, ütleme, see on selline valdkond, kus igaüks on ekspert ja mina ütlen siin välja, et mina kindlasti absoluutselt ekspert ei ole, aga mulle tundub see natuke sellise Pandora laekana või ohtliku pretsedendina, et ma ise jagelen oma lastega ka, et kui nad toa ära koristavad, kas nad saavad, nad nõuavad auhinda selle eest. See ongi see libe tee. Ja siis ma alati ütlen, et kuule, et see on miski, mida normaalne inimene peab niikuinii tegema, et mis auhinda sa tahad selle eest saada. Et mul on alati tunne, et kui ma ühe korra annan neile auhinda selle eest, siis elu sees enam keegi mul tuba ei korista. Enne kui mul on auhind riivuli peal. Aga muidugi Risto Rossar iva on olemas tema kaitseks, ma ütlen, ma olen nagu nõus, et lastel on ette nähtud nagu asi, mida nad peavad tegema niikuinii, mille nimi ongi riiklik õppekava, on ju, vaad koolis käima. Ja kui saad midagi veel, et lapsele lisaks teeb sellele, siis nagu lisaboonus. No aga sealt edasi, see on ikka nii väike samm on selline, et sul istuvad mingid kõurikud ja ütlevad, et me küll ei kavatse kooli minna, enne kui raha ei laeku. Ainult ettemaksuga käime koolis. Nii on, aga aga äkki tulevad siit uued programmeerijad, uued Eesti kurud. Mine tea. Igatahes huvitav mõte. Selge, teeme pausi ja siis oleme tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
digitund jätkub ja nüüd meie teine lemmikteema nimega paroolid. Hans, sa oled väga tänuväärselt vedanud seda paroolivankrit minu meelest läbi aastate või kogu selle aja, kui sa oled Geeniuses olnud. Ja meil ikka aeg-ajalt on sellest midagi rääkida, kõik uudised on halvad ja veel üks halb uudis siis, jah? No põhimõtteliselt tuli nüüd teada ära, et kui te olete võtnud endale pähe sellise reegli, et parool olgu 8 tähemärki ja võimalikult sigri-mikri erinevad asjad, siis sellest enam ei piisa. See on nüüd läbi. Millel see väide põhineb, et 8 tähemärgist sigri-migrist enam ei piisa, on paroolide murdmiseks olemas, see ei ole mingi teaduskunst, mingi kuskil kauge asi, vabavarana internetist levitatav tarkvara, kui paned parooli sisse ja see murrab selle lahti. Nimi hashcat. Ja nemad nüüd uuendasid oma tarkvara niimoodi, et kui sa ostad paar moodsamat graafikakaarti, mis eelmisel aastal välja tulid, on siis need 2000 seeria Nvidia graafikakaardid, panen neid paar tükki kokku, siis sa saad keskmiselt 1 tunni ja 15 minutiga sellise parooli lahti murda. Et võib-olla sul parool on olnud mingisugune X685 JKLM. Need on need tugevad, mitte ära arvatavad paroolid, suurtähed, väiketähed, numbrid, sümbolid, kõik see, mida on aastaid räägitud, on ju. Et 1 tunni ja 15 minutiga keskmiselt, maksimaalselt kõik kombinatsioonid täiesti juhusliku parooli läbiproovimisel 2,5 tundi. Nii et ei ole siin mingit kaitset selle puhul. Tõsi, see on nagu ühe algoritmi puhul, et neid saab erinevate algoritmidega natukene krüpteerida selliseid paroole, aga fakt on see, et see lühike sigri-migri, see ei ole nagu, ei tasu hoida seda reeglit peas. Mida siis teha? Jah, ma just tahtsin küsida. Jah. Mõnikord ju, kui sa teed kontot kuhugi või siis ütleb see veebikeskkond, et palun pane vähemalt 8 märki parool, suured väiksed tähed, numbrid, siis pange, viimase aja soovitus, mis on praegu nagu tundub standard olevat, pange, et hästi pikk oleks see parool, aga pikk sigri-migri ei püsi meeles, pange siis mitu sõna ja tühik vahele. Kas tühikuga paroole on lubatud panna või? Tühikuga paroole on lubatud panna. Põhimõtteliselt võin kirjutada mingisuguse pika lause. Ja. Eile, kui ma õue läksin, siis oli täitsa jääs ja libe oli, aga ma loodan, et varsti tuleb kena kevad. Selline parool. Ja siis tuleb ette see, et omandust parool liiga pikk. Aga üks probleem on see, mis sa ütlesid, see on liiga loogiline lause. Heaks kui lause oleks mitte loogiline. Ma ei saa sulle öelda seda ette, sest muidu kõik hakkavad sellised paroole panema, aga eile kollane klaas, direktor, kõrvaklapid, lilla, okay. Siis mul on soovitus, et kui te elate sellises kohas, kus lähedal on mõni keldribaar, kus härrad on juba 50 aastat käinud pärast õlut võtmas, et astuge sealt läbi, istuge, võtke endale ka üks kann õlut ja kuulake. Jah, saate hea parooli. Aga 4-5 sellist sõna, mis teile jäävad meelde, mälupilt on olemas, tühik vahele, saate 20 tähemärgise pika parooli ja olete super kaitstud igasuguste uute asjade vastu. Muide, kui me siin juba turvalisuse teemadest räägime, siis huvitavad uudised tulevad väga kaugelt Eestist, tulevad Austraaliast. Ja üks nädalake tagasi, isegi 10 päeva tagasi, tõid nad siis avalikkuse ette fakti, et nende parlamenti on häkitud. Ja nad hakkasid seda uurima ja nüüd äsja siis teatas Austraalia peaminister, et mitte ainult parlamenti, vaid ka 3 suuremat parteid on häkitud, et midagi on pihta pandud, kuskil on häkkerid sees olnud, sündmus on keeruline ja värske, et mingit ülidetailset infot selle kohta, et mida siis tehtud on, mida saadud on, kus on käidud, et seda ei ole. Austraalias on tulemas valimised kevadel ja muidugi kõik on väga närvilised ja otsivad neid mõjutajaid ja häkkijaid, sest me oleme näinud eelmiste valimiste pealt mitmel pool maailmas, et sündmused hoogustuvad ja kui me paneme sinna juurde veel selle, et Austraalia sisuliselt loobus Huawei teenustest 5G võrgus, mille tulemusena võib juhtuda, et 5G võrk neil üldse lükkub, ma ei tea, aasta või 2 või mingi perioodi edasi, siis on loogiline, et austraallased vaatavad eelkõige praegu hiinlaste poole selle küsivate silmadega. Ja nad ütlesid ka otse välja, et ega meil sinna põhimõtteliselt 2 riiki on, kuhu vaadata, et Hiina ja Venemaa selle häkkimise osas. Nii et ei tea, aga mulle endale tundub see tundub nagu liiga täiuslik. Ma ei tea, kuidas suured riigid toimivad, aga et kui mina oleks praegu Hiina ja ma tean, et kogu maailma tähelepanu on mul ja mul on mingi tohutu suur nii-öelda häkkimisküsimärk selle Huaweiga seoses üleval, et kas ma siis läheksin, kas ma siis ikka päriselt läheksin praegu Austraaliat äkki, ma ei tea. Ja see muide, kui sa niimoodi selle sõnastad, siis on see suurepärane šanss igahele teisele. Läheme häkkima Austraaliat ja nad nii vaatavad Hiina poole. No näed, false flag on selle nimi. Hakkame tekitama neid teooriaid. Aga ühesõnaga tundub reegel sõnavad see, et kui riik
demokraatlik riik läheneb valimistele, siis tänapäeval sellega kaasas käivad teated, et kuskilt keegi tungis sisse ja keegi midagi üritas saada, mingeid andmeid. Ja miks neid andmeid saadakse? Küsimus on ju sellest, sa saad hakata manipuleerima inimeste infoga, väljaga, mõtetega. USA presidendivalimiste puhul me nägime väga hästi, kus demokraatide e-mailid häkiti lahti on ju, ja igasugu asju pudenes sealt välja. Et ma ei kahtle, et see oleks ka Eestis niimoodi, et kui meil oleks 2-3 suurema partei meilid lahti häkitud, et siis meie ajakirjanduses ilmuks väga põnevaid lugusid, ma arvan praegu. Mis muide tuletab meelde, et Eestis on ka valimised tulemas ja sel nädalal saab hääletama hakata. Juba neljapäeval, tegelikult juba paari päeva pärast, siis 21. veebruar kell 9.00 avaneb see võimalus valimiskomisjoni kodulehel laadida alla tarkvara arvutisse. Arvutit on vaja. Ja, et endiselt ütleme ära, et telefoniga hääletada ei saa, mobiilideed saab kasutada, aga telefonis hääletada ei saa, et selleks on vaja arvutit ja mina Chromebooki kasutajana olen endiselt kurb, et mina ka ei saa hääletada. Ma pean leidma ikkagi Maci, Windowsi või Linuxi endale. Mac, Windows või Linux ja Chromebooki inimesed jäävad siis, jah. No ega ma arvan, neid on peale minu on veel võib-olla 2 inimest Eestis umbes. Et see selleks, aga mul tundub, et Eesti hääletamise kohta siis me saame öelda, et muutusi ei ole. Kõik on sama nagu vanasti. ID-kaart või mobiili-ID on vajalik ja häält saab üle kontrollida mobiili äpiga, et kas jõudis kohale serverisse õige hääl või mitte, aga kõik on sama, igatahes neljapäeval saab alustada. Nii et jõudsat hääletamist, siis Digitund on taas eetris täpselt 1 nädala pärast. Aitäh kõigile kuulajatele ja kohtumiseni! Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.